lisame taimele siis viimase kinnituse ning kontrollime, et ta on ilusti leheküljes kinni, mitte midagi kusagilt ei ripu. Nüüd lisame taimele tema etiketi. Siin on kirjas taime korjeandmed, kes korjas, kus korjast, millal korjas. Ilma selleta ei ole botaanilisel herbaariumil väärtust. Etiket lisatakse siia nurka. Etiketi taha ma lisan korje poolt kogutud andmed. Kui tekib küsimus, siis on siin olemas. Lisame ka sellele herbaarlehele unikaalse koodi. Botaanika ja templi. Katame herbaarlehe kalkaga, et vältida ta vigastumist, see aitab kaasa taime säilimisele paremini. Kuna siin taimel oli paar kroonlehtereid lahkused, need ma olen lisanud eraldi ümbrikusse. Nüüd selle ümbriku lisame lihtsalt herbaarlehe vahele. Need jäävad selle taimega kokku. Ja selline on herbaarleht.